mulle tundub, et me nüüd oleme jõudnud täiesti suurepärase sissejuhatusega Roberti ettekandeni. Nii, suur tänu. Ja ma näen siin. Mind kutsuti ilmselt, ma tulin laua taha natuke teist radapidi, et ma olen aastast 2001 olnud Küberneetika Instituudi mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna kõigepealt doktorant, hiljem teadur, aga mul on olnud meeletu privileeg kombineerida seda praktilise kogemusega, et ma olen aastast 1994 töötanud finantsturgudel ja viimased 3,5 aastat juhtinud Swedbanki ettevõtete pangandust, ehk siis mul majandusest just läbi ettevõtjate silma ka olen ühe teisega kokku puutunud ja ma olen katsunud neid asju kombineerida. Ja ma arvan, miks mind siia kutsuti, oli sellepärast, et me Kristjaniga omavahelistes vestlustes ma olen ühesõnaga teravalt kritiseerinud igasugust spetsialiseerumist, et põhimõtteliselt mind kutsuti oponeerima eelkõnelejatele. Nüüd, kui ma olen 2 juttu ära kuulanud, paistab, et oponeerimist on vähem, ma siis natuke selgitan omi mõtteid. Esiteks ma kindlasti küsiks, et kas me räägime rahvusliku poliitika seisukohast tippudest või me räägime kõigest. Ma arvan, et see on hästi oluline erinevus. Ja teiseks, kas me räägime sellest, et mõningaid tuleks aidata edasi või seda, et ei tohiks kellelegi panna kätt ette. Et see on ka natuke teistsugune lähenemine. Et kas me peaks kedagi välistama või me peaks aitama edasi. Ja mul on need 2 punkti, ma mõne pildiga katsun illustreerida neid asju. Nii, 2011 kriis, või vabandust, 2011, kui kriis läbi sai, siis ütleme, selle vedas üles ikkagi eksportiv töötlev tööstus, väga palju erinevaid ettevõtteid ja ma arvan, märksõnad on paindlikkus, kiirus, väiksed kogused, avatus ja rahvusvaheline konkurents. Et keegi ei tee parimat puulusikat Eestis, vaid kõik tahavad teha parimat puulusikat maailmas. Mõnevõrra vähem, aga et sallivuse ideede mitmekesisus, et meil on need ettevõtjad, kes on olnud edukad, on tegelikult liikunud väärtusahelates üles just seetõttu, et on kombineeritud ideid kokku ja tegelikult ronitud vaikselt väärtusahelas üles. Ja ma arvan, alahinnata ei saa ka ettevõtjate puhul 3. punkti iseseisvus ja vastutus, ehk tegelikult Eesti ettevõtjad on just olnud need, kes on välja rabelenud, teades, et mitte keegi neid ei aita. Et nad on oma tegude eest selles mõttes algusest lõpuni ise vastutanud. Ja nüüd see majandusmudel on osutunud suhteliselt edukaks, on päris palju välisettevõtteid toonud siia omi teadus-arenduskeskusi ja ABB Jüris ja nii edasi. Aga on ka samuti tööjõukulud hakanud päris kiiresti kasvama ja ma arvan, et viimaste kvartalite statistika on just eriti see, et ettevõtjad oma kasumist on pigem on see töövõtjate ehk palgatõus on olnud kindlasti kiirem kui ettevõtjate kasumitõus. Eesti ei ole banaanivabariik. Me ei tooda ühte asja, me toodame väga paljusid erinevaid asju, me ekspordime need erinevatesse kohtadesse ja Eesti Nokia, ma väidan, on see, et meil ei ole Nokiat. Et meil ei ole ühte ettevõtet, mille ära kukkumisel valitseb sotsiaalne katastroof. Huvitav, et on ka tööhõive suhteliselt hajutatud. Töötlev tööstus on 120 000 inimest pluss miinus. See on kõige suurem, ma seda pilti siia ei pannud. Eestis on 2 tööjõuturgu. Need samad tööstusettevõtted ei leia naljalt ettevõtted, kus keskmine palk oleks alla 1000 inimestel, isegi sellel 2 mehel, kes Võrus saeveskis tassivad lauda ühest hunnikust teise, on palk üle 1000, sellepärast et kui sa tassid valesse hunnikusse, siis praagi osakaal suureneb ja seal on teatud kvalifikatsioon. Probleem on selles sektoris või selles inimgrupis, kes müüvad oma aega ja füüsilist kohalolekut. Kahjuks eelkõige maapiirkonnad ja teiseks kindlasti vähem kvalifitseeritud inimesed. Et minu jutu sihtrühm või raskuspunkt on kindlasti suunatud nendele inimestele, kes ei ole kunagi mõelnudki ülikooli minna, vaid katsuvad niisama hakkama saada. Ja ma arvan, et emigratsioon, mul ei ole ühtegi numbrit, et mitu protsenti mis maakonnast, aga emigratsioon on eelkõige just teisest grupist. Ja need on võib-olla 3000, ma arvan 3000 lapsest läks ära 2500 maapiirkonnast või Tallinn-Lasnamäe. Ja nüüd on mul 2 küsimust tulevikuvisioonist, et esiteks, kas valida need sektorid välja ja hakata siis eelis arendama
ja nüüd see on see punkt, kus ma siis on kutsutud oponeerima. Ja teine küsimus on ümberjagamisest, et kas meil on eesmärk suurendada siis rikkust või vähendada vaesust. Mis puudutab siis kontsentreerimisest, siis ma olen tugevalt veendunud, et ükski väikeriik ega ka suurriik ei saa lubada endale ühtegi suuremat kontsentratsiooniriski. Me ei saa lubada endale seda, et meil on teadmine ja kõik asjad ainult ühes sektoris. Ja siin saab loomulikult diskuteerida, et kas me räägime mingite väikeste klastrite kiirendamisest või me räägime teatud majandusharude kinnipanekust. Et ma olen Raivoga siin eelmisest tund aega tagasi transiit, kui me räägiks transiidi kinnipanekust, see oleks ikkagi saatanast. Jah, okei, aga võtame mõne teise ala, näiteks sama programmeerimine, et kui mingil põhjusel mudel annab tulemuse, et peaks programmeerimise ära lõpetama, et see oleks ka halb idee, eks. Ühesõnaga ma oponeerin sellele, et me välistame mingid tegevusalud ja paneme nad kinni. Mu meelest spetsialiseerumine peaks toimuma ettevõtte tasandil, iga ettevõtja riskib 100% igal hetkel ja ettevõtjad majanduses on nagu katsejänesed, kes iga päev oma naha turule viivad ja tegelikult iga päev seda riski võtavad. Loomulikult nad tahavad minna väärtusahelas ülespoole ja nad on seda vaikselt teinud, aga see võtab aega. Me saame kiirendada nüansse, näiteks välisturgudele minekul ja ettevõtted on liikunud väärtusahelas ülesse ja ma arvan, et siin on ka tegelikult, miks mitte öelda ka väga hästi, et ettevõtted on saanud riigi poolt abi, eksporditoetused, siis välisekspertide kaasamine väärtusahelas, et ettevõtted on saanud ka abi. Ma ütleks niiviisi, et tugevaid ei saa blokeerida. Tõenäoliselt ükski mudel ei ütle seda, et me peaks hakkama Eestis pesupulbrit tootma, kuna Poola metsades on seda palju efektiivsem teha. Aga kui pesupulber Pipi müüb millegi pärast Soome, mis iganes põhjusel, siis ei tasuks sinna kätt ette panna. Ja see on minu põhiline point, et ma ei oponeeri niivõrd, ma oponeerin ainult kontsentratsiooniriski tekkimisel, mida tõenäoliselt saab tekitada läbi mingite erialade keelamise, mida ilmselt ei ole ka plaanis, oleme ausad, aga lihtsalt see on väga suur oht. No need näiteid David Ricardo majandusteaduses 200 aastat tagasi postuleeris, et me peaks fokuseerima asjadele, kus meil on suhteline eelis. Need näiteid on päris palju, kus siis seda on tehtud. Viimati Island fokuseeris pangandusele. Iirimaa on ajaloos kartuleid kasvatanud. Aga samas Eestisse pidi tulema BMW tehas, mis jumal tänatud läks vist Ida-Saksamaale ja see pandi seal kriisi alt kinni. Kõik teavad Nokia näidet, Rumeenia linn Klutš, kus 2000 inimest jäi päeva pealt tööta ja see on kontsentratsiooniriski realiseerimise halb näide. Siin on ka olnud akadeemias oli eelmine aasta üks väga huvitav Futur ICT, jällegi üks klaster. Ettekanne Roma Sapienza professor Luciano Piotronero näitas, et on epiiriliselt näitaski ära, kuidas edukad on need riigid, kes suudavad eksportida võimalikult palju erinevaid kaubagruppe. Ehk siis risti vastu sellele, mida Ricardo 2 aastat tagasi ütles. Väga huvitav. Ma arvan, et selline just moodsas maailmas, komplekssüsteemide poolt juhitavas maailmas lähenemine, et toodame võimalikult palju erinevaid asju, võtame hajutatult riske, loomulikult liigume väärtusahelas üles, võiks olla mudel, mis Eestile sobib. Ja loomulikult all-in panused, et teeme ainult 2 asja, ma võrdleks Vene ruletiga, et ei saa siit üle ega ümber. Nende prioritiseerimistega on alati üks valu. Me oleme Kristjaniga isegi olnud kolleegid ja tegelenud aktsiaportfellide valimisega ja leida need võitjad aktsiad on üks paganama raske ülesanne. Samuti nüüd välja valida, ütleme nutika spetsialiseerumine, see kõik, mida räägiti, on suurepärane. Lihtsalt kes ütleb, et kuidas olla nutikas, kes leiab need tuleviku harud, seal peaks olema kindlasti teatud iteratiivne protsess, et me taas külastame neid eelduseid ja põhimõtteliselt ei erine oluliselt suvalises komplekssüsteemis otsuste tegemisega. Aga mul on siin kurioosne pilt kaasas, et kes oleks osanud arvata, et lisaväärtuse kasv viimase 10 aasta jooksul Eestis on kõige suurem olnud mäetööstuses ja 3. kohale on platseerunud põllumajandus. Selles ei ole küll mitte midagi üllatavat. Sellepärast, et mäetööstus on põlevkivikeemia. Jah, aga põllumajandus?
Põllumajandus, nagu sa vähegi tead, mis maailmas toimub, ma olen seda 15 aastat rääkinud. Kui tähtis on, kuidas maailmas tekib keskklass, kes hakkab tarbima ja kuidas see lükkab maailmas toiduhinna üles ja kuidas ühe inimese kohta haritav maa on vähenenud 1 hektari pealt 0,2 hektari peale maailmas. See on seal taga ja see ei kao kuhugi. Jah, aga 2002, ma arvan, kui ma oleks kuulanud peavoole, siis oleks olnud ka IT päris palju ja erinevad asjad. No, ma ütlen, et see prognoosimine on suhteliselt tänamatu tegevus, et eriti raske on prognoosida, eriti tulevikku, ütles Niels Bohr. Aga hüva, lähme siit edasi. Teine valik pigem on küsimus, et ja nüüd ma jõuan sinna nende juurde, kes saavad 500 eurot palka. Kui me võrdleme ühiskonda rikkust, mul on seal kuskil lisas on pilt Ameerika, Rootsi ja siis India ja võib-olla oli ka Eesti, ma ei mäleta. Põhimõtteliselt on niimoodi, kui me jagame inimesed gruppideks, näiteks veerandite kaupa, siis selgub, et ühiskonna rikkus tuleneb esimesest veerandist. Esimene veerand omab rohkem või vähem raha või finantsvahendeid. Viimased 2 veerandit ei oma kuskil mitte midagi. Ehk siis, kui me räägime rikkuse suurendamist ühiskonnas, siis ei ole liiga meelevaldne, veel kord ei ole liiga meelevaldne, ei ole ka absoluutselt õige, aga kui me räägime rikkuse suurendamist ühiskonnas, siis saab rääkida esimese kvartiili heaolu tõstmist. Ja ütleme ühiskonnas vaesuse vähendamine kombineerituna sellega, et meil ei ole tööd nendele inimestele, kes elavad maal või oma kompetentsi, see võiks olla majanduspoliitiline eesmärk number 1. Ja minu meelest ka viletsa eluääre põhjus on eelkõige puudulikud teadmised, et see ei ole geneetiline probleem. Et seda saab lahendada haridusega. Ja need inimesed, kes on laisad, ausalt öeldes, ei peaks elama nii hästi kui need, kes käivad tööl. Mis viibki mind siis kokkuvõtteni, et jätkusuutlik majandusmudel võiks olla hajutatud riskidega ja siin ma ei oponeeri nutikale spetsialiseerumisele, vastupidi. Ma arvan, et tööhõive erinevate sektorite lõikes ja tööhõive erinevat spetsialiseerituse lõikes. Et kõik ei saa kirurgideks, algne versioon oli kirjutatud, et kõik ei saa süsteemi arhitektideks, aga võib-olla liiga spetsiifiline, kõik ei saa kirurgideks, ei ole selleks ka vajadust. Ja ma arvan, et niisugused nii-öelda talendid leiavad ise oma tee koju. Peas, et neil oleks siin ka midagi teha. Edukas ettevõtlus kindlasti baseerub edukatel inimestel, mitte niivõrd tööstusharul. Ja väikese jutu kokkuvõte on, et viimasest kriisist väljatulek täiesti selgelt on baseerunud laiapõhjalisel ekspordil. Erinevaid tööstusharusid, ei ole ainult Ericsson, ei ole ainult elekter, laiapõhjalisel ekspordil ja selline majanduse hajutatus on loonud strateegilise kaitsekilbi. Loomulikult kõik ettevõtted on soovinud ja soovivad edaspidi minna suurema marginaali saavutamise teed, kusjuures kummutame siis selle väite ka, et ainult oma brändi tegemine on suur marginaal. Teinekord on allhange isegi võib-olla suurem marginaal, aga need on üksikud näited, siin see sõltub väga palju, nagu Urmas ütles, sellest sektorist, kus asutakse. Et allhange ei ole halb, madal marginaal on halb, eks. Pikaajaline probleem, ma arvan ka majanduses täna, küll me 2-3 aastat ei juhtu mitte midagi kindlasti, aga pikaajaline probleem on madala lisaväärtusega töökohtade tekitamine. Kui teaks mingit lahendust, võib-olla istuks teise pool lauda, neid lahendusi on kindlasti vaja terve pakett või terve pinu, ühest mingist hõbekuulist ei saa siin rääkida. Näiteks võib diskuteerida paindlikumast tööturust, et inimesed töötavad osalise koormusega või tähtajaliselt, aga töökohtade olemasolu ja veel kord keegi ei saa neid riiklikult garanteerida, et eks ju ettevõtjad, nagu Urmas ütles, loovad töökohti lõppude lõpuks. Ja ma võib-olla lõpuks võtaks positiivse noodiga kokku, et ma olen väga palju kuulnud virisemist, et just nagu Eesti mõttel on miski klaaslagi ees või mingil pildil on midagi valesti. Et võib-olla on probleem hoopis positiivne probleem, et me oleme OECD liikmed
rikkus on just täpselt sellisel tasemel, kust üles ronida ongi raske. Et Portugali suunas ei ole mõtet näpuga näidata, nad lihtsalt ei ole suutnud sealt kohast üles tulla ja võib-olla ongi see väga raske punkt. Ja meil on palju erinevaid valikuid ja veel kord, et meiesuguse väikeriigi põhiline probleem number 1 on see majanduspoliitiline probleem, et palju meil on inimesi, ehk siis need inimesed, kas meil on tööhõivet, kas meil on tööd pakkuda nendele, kes väga palju midagi ei oska. Tänan. Aitäh. Urve Palo on juba valmis ja siis Raivo järgmine. Aitäh väga mõnusa ettekande eest. Urve Palo, Riigikogu liige, majanduskomisjoni aseesimees. Kõigepealt kommentaar, et tõepoolest meie taastumine siin aastatel kuni 2012 oli laiapõhjalisel ekspordi eelkõige ja see omakorda sai võimalikuks tänu sellele, et lähiriigid päris suurel määral turgutasid oma majandust, millest said osa nii meie inimesed sinna tööle minnes kui ka meie ettevõtted sinna eksportides. Sellepärast on kurb, et me saime rehepappidena sellest osa, aga täna tihtilugu halvustame nende käitumist. Aga kommentaar ja küsimus hoopis muul teemal. Te ütlesite, et puudulikud teadmised saab kompenseerida haridusega. Hästi nõus. Ja ka nõus sellega, et kõige suurem probleem just väljarände poolelt ongi nende inimestega, kelle sissetulek jääb alla 1000 euro kuus. Ja te ütlesite, et suures osas need on siis inimesed, kellel ei ole reeglina kõrgharidus. Ka nõus. Ja seda kõike on tegelikult võimalik päris lihtsalt kui fokusseerida, ka lahendada, et seda haridust tõsta ja oskusi tõsta inimestel. Aga siin on üks aga, mis on minu meelest oluline. Selle sama sihtgrupi hulka, kes teenivad alla 1000 euro kuus, kuuluvad meie õpetajad ja ka kultuuritöötajad. Ja nende küsimus ei ole hariduses. Et tõstame haridustaset, neil on kõrgharidus käes. Aga õpetaja, kes on lõpetanud kõrgharidusega kooli, ta ei ole noorem pedagoog enam, ta on töötanud juba 10-15 aastat, ta saab kätte, netopalk on 600 eurot kuus. Et hiljaaegu esines siin nädal tagasi täpselt samas ruumis Soome haridusminister Krista Kiuru. Ja ta ütles, et tõepoolest ei ole oluline, millises koolihoones sa lapsi õpetad. Oluline on, kes need lapsi õpetavad ja kas on motiveeritud, kas on järjekord, et õpetajaks tahetakse saada. Mitte lihtsalt, et ülikoolis tahetakse, aga hiljem lihtsalt ei tulda selle eriala peale tööle. Et Eestis me teame, et me paneme täna ja ka viimastel aastatel palju rõhku ilusatele koolimajadele. Küll aga on õpetajate kaader ikkagi meil suhteliselt vana. Järjekorda ei ole, et õpetajaks saada. Ja kui me siin kempleme selle üle, et 5 või 10% palka tõstes, tegelikult see ei aita. Seda jääb ikka tublisti alla 1000 euro kuus. Ja jah, täna selles haridussektoris otsest kasumit ju ei toodeta, küll aga see toodab just tulevikus kasumit, kui inimesed on haritud ja saanud oma võimete kohase hariduse kätte. Et minu küsimus on, mida peaks teie arvates tegema selles sektoris? Kas peaks võtma õpetajad ekstra välja, tõstma nende palga, ma ei tea, praegu pakun lihtsalt siin suvaliselt välja 2-kordseks, et see oleks üle 1000 euro kuus ja ütlema, et see on Eesti riigi prioriteet, nagu Soomes mingil moel, vähemalt ministri jutu järgi on tehtud ja edasi minema või ma arvan ka, et meil 10 aastat ei ole aega. Õpetajad on kindlasti selles mõttes väga terav näide, et kui me räägime, Kristjan ütles, et meil on 10 aastat aega majandust korrastada, sättida, seada valmiks järgmiseks tulevikuks, siis selleks, et õpetajad jõuaks sinna panuse anda, tuleks reageerida 5 aastat tagasi. Et ma arvan, et ma ei ole loomulikult kõige õigem inimene vastama sellele küsimusele, et kuidas õpetajate ja haridustöötaja, ja ma ei eraldaks kultuuritöötajad siin, heaolu viisil või teisel parandada. Et üks variant on raha juurde anda, siis tuleb see kuskilt mujalt maha võtta. Ma arvan, et siin on palju paremaid eksperte, kes on riigieelarvet rohkem tunnevad. Siis on päris palju, veel kord, et ma lihtsalt mõtleks kõva häälega, mitte ei vasta küsimusele, aga et kui palju neid koole on ja kui palju seal õpilasi on. Et võib-olla nende, ja nüüd ma räägin ise endale vastu, et koolide kontsentreerimine võib-olla aitaks teha mingisuguse selektsiooni
ka õpetajate hulgas, kuid see on kindlasti seotud hoopis teistsuguste sotsiaalsete küsimustega, mida ei ole ka nii lihtne teha. Ma arvan, et siin on samamoodi vastus nagu nendele kõikidele mitteõpetajatest 40 000 töötule, et ega ühte lihtsat õppekuuli ei ole. Et kui lihtsalt raha juurde anda, siis saavutab kindlasti lühiajaliselt mingi eesmärk. Ma ei ole kindel, et siis need on päris õiged väärtused, mis pärast õpetaja muutub motiveeritumaks. Et ma pean vastu võlgu. Ma ei oska vastata. Robert, mul on üks probleem selle sinu teooria paikapidavuse aplikeerimisega sellele, mis seondub minu arusaamaga majandusedukuse ajaloost ja ükskõik millist ühiskonda majandusedu lugu võtta, siis alati me lõpuks jõuame selleni, et selles riigis on olnud mingid vedurid, mingid valdkonnad, mingid alad, mingid kaubagrupid, mis iganes võid neid kvalifikatsioone siia juurde tuua, aga on olnud vedurid, mis nii-öelda transpordi kontekstis on vedanud enda järel kogu vaguniparki. Ehk siis tegelikult ei ole nii olnud, et on niimoodi ühtlaselt nagu pärmid ainas kõik kasvanud, eks ole, iseeneslikul viisil, suhteliselt soodsates küpsetamistingimustes. On, eks ole, valdkonnad, mis rebivad ees ja siis ülejäänud seltskond tuleb järgi. Ja see klassikaline põhimõte, et eks ole, juuksurile saab palka rohkem maksta siis, kui keegi ees maksab palju kõrgemat palka millegi eest. Ja see on väikeriigi puhul ka loomulikult rahvusvaheline tööjaotus, siin ei ole võimalik siseturu põhiselt üldse seda nii-öelda sellist arengut ette kujutada. Ja nüüd sellega natukene satub nagu see minu jaoks pisut vastuollu, et ikkagi on vedurid ja siis kui vaatad lähemalt, siis nende vedurite puhul on ikka võimalik avastada, et valitseja, kes iganes ta on, demokraatlik või mittedemokraatlik, valgustatud või mittevalgustatud, on seda valdkonda kuidagi omalt poolt natukene tõuganud, eks ole. Kas sõjaga või diplomaatiaga või millegi muuga, aga ta on alati seda kuidagi toetanud, sest iga lollgi saab aru, et kui asja läheb hästi, siis aitame tal edasi lennates, kõigil on hea. Ma sattusin suvel lugema Niall Fergusoni raamatut Civilization, Why the West Rules the Rest Last 500 Years. Ja so far, vist tiitlis ei olnud, aga viimane peatükk oli, me tõlgime selle eesti keelde, et ma varsti saadan sulle. Eestikeelset mitte. Vedurid ja Fergusonil oli 6 killer-äppi, et mis tal oli, ma nüüd täpselt ei hakka neid üles loetlema. Aga ma arvan, et on olemas alati mingisugused eelised ka, mida on kasutatud ja meil tegelikult selleks veduriks oli, ütleme, ikkagi suhteliselt hea tööeetika, normaalsed teadmised, mis võimaldasid tegelikult minna Skandinaavia turule ja siis konkureerida odavama tööjõuga. Ma arvan, et ma näen su pointi, et jutus iseenesest on konflikt, et me ei saa niisuguse halli ühtlase massiga minna. Samal ajal me ei alusta ka valgelt lehelt, et ka meil need tänased tööstusettevõtted, rakukesed, me teeme näiteks autosid me teeme summuteid, neid põrandamatte ja mingeid jurakaid veel. Ehk siis me ei alusta päris valgelt lehet, et need ettevõtjad on seal väärtusahelas kuskil sees, näiteks puidumehed ütlevad, maailmas on 2000 inimest, kes tegelevad puiduga ja seal on seal tegelikult suhteliselt ruttu tead kogu seda ahelat. Et minu nagu vastus on selline, et ma arvan, et meil on rahvusvaheline tööjaotus, mulle meeldib väga see väljend, rahvusvahelises tööjaotuses kätte võidetud mingi positsioon, mida me tahame parandada. Ja meil on vedurid täpselt nende kohtade peal, kus nad parasjagu on. Nad ei tee kogu ahelat rahvusvahelisest tööjaotusest, aga mingisugust lõiku seal on küsimus, kuidas suurendada see lõigu marginaal. Selles mõttes ma ei näe konflikti. Aga uba on võetud, kui on saavutatud ikkagi drastilisi arenguid majanduses, siis üldiselt mittedemokraatlikud ja vägivaldsed lahendused on aidanud kiiremini, kuid on ka kindlasti näited, Korea näide on ju, kus on tegelikult, me ei saa ennast Koreaga võrrelda, seal on mõned inimesed rohkem, aga kus tegelikult on niisugune spetsialiseerumine ju aidanud. Aga veel kord, kui Samsung ja temaga seotud satelliidid või temaga seotud ettevõtted annavad 3% SKT-st, siis piisab ühe mehe otsusest, et laev kõikuma ajab. Lihtsalt võtan kokku, et meil on omad eelised ja meil on mingisugused kohad ahelas juba täna olemas, et need vedurid hoida käigus ja lasta neil toimida, et jumala eest kedagi ära ei keela. See oleks vastus.
Brannar Vassiljev Siitmäest, et mul selline natuke võib-olla kommentaari ja küsimuse vahepealne asi. Et sa siin oma eelviimasel slaidil natuke nagu vastustasid kahte sellist viimase aja mõtet ühiskonnas, üks siis, mis seotud selle mõtte klaaslaega ja teine sellega, et midagi on pildil valesti ja ütles, et äkki on probleem selles, et me olemegi sellises olukorras, kus ongi väga keeruline nii-öelda järgmist hüpet teha või edasi areneda. Et kas see on nagu päris õige neid kahte asja vastustada, et minu meelest, kui me oleme sellises olukorras, kust on keeruline edasi hüpata, et ükskõik kutsume seda middle income trap'iks või millekski muuks, et kas just sellises olukorras me ei peaks küsima just neid küsimusi, et kas meil on mõttel klaaslagi ja kas pildil on midagi valesti või natuke laiemalt, et kuidas me ilma näiteks sellise diskussioonita siin või üldse laiemalt ühiskonnas, et kuidas me võiksime siit seda järgmist arenguhüpet teha üldse, et kas need ei ole tegelikult omavahel tihedalt seotud need asjad? Kindlasti on ja võib-olla natuke kujundisse siia kinni jääda, aga võib-olla neid kahte ideed, mis siin tõesti on levinud ja minust on muutunud mõnes mõttes ikoonideks, kritiseerimaks, et kõik asjad on kogu aeg pahasti ja halvasti, et ma kuidagi proovisin nende ikoonide kursiivi viimisega vastandada just seda, et võib-olla ei ole tehtud väga palju halbu otsuseid, pigem on küsimus, et on raske ka edasi minna. Et ma ei vastanda dialoogi, vaid pigem seda, et tehtud on palju otsuseid, mõned asjad on läinud väga täppi, ükskõik kas juhuslikult või planeerides, mõned asjad on läinud mööda, aga ei ole mõtet kritiseerida kõike tehtud, sest päris palju asju on ka tehtud hästi. Ja veel kord, et kui ma ettevõtjatega räägin, kes on soetanud uue liini, et minna välisturule või soetada seal näiteks klaaspudelisse villimise liin joogeettevõttes, et jällegi leida uusi turge ja nii edasi, siis väga paljud nendest, kui mitte valdav enamus, ütleb, et nad on kasutanud selles EAS-i grante. Et on tegelikult kasutanud riigi abi ja ma arvan, et see on läinud nagu väga õigetesse kohtadesse, et väga vähe, eks EAS oskab statistikat paremini öelda, kindlasti on majanduslikult mõni ettevõtte ebaõnnestunud ja nii edasi, aga väga paljud, kes on õnnestunud, on saanud riigilt abi. Minu ainus mõte oli just see, et päris palju on hästi tehtud ka ja nendele inimestele, kes nende asju hästi on teinud, tegelikult võiks aitäh öelda, et natuke krediiti anda. Sellepärast ma natuke vastandasin siin ja lihtsalt ütlesin, et eesseisev ülesanne on umbes täpselt sama raske. Ma võib-olla tuleks veel sama tagasi ja kommenteeriks Roberti ettekannet, et väga hea huvitav ettekanne ja selle nutika spetsialiseerumise kohta ma olen tegelikult ise fundamentaalselt sellist majandusteoreetiliselt ka palju mõelnud, et mis on see õige ulatus, millega riik peaks sekkuma. Ja eks väiksel riigil on see võib-olla mõneti teistmoodi kui suurel, kuid selle nutika spetsialiseerumise puhul on oluline nüanss see, et ta ei elimineeri midagi, mida alguses võib-olla paljudel oli hirm, ta ainult rõhutab neid eelistatud valdkondi. Ehk et ka näiteks haridus tellimus jääb ka teistes valdkondades alles, aga kuskil 10-15% ulatuses rõhutatakse neid eelisarendavaid valdkondi. Et see on üks nüanss. No see on väga hea nüanss, ma pean tunnistama. Okay. Et selles mõttes ma olen Roberti sellise laiapõhjalisusega nõus, laiapõhjalisuse olulisusega ja teisalt tuleb ka tunnistada, et see nutika spetsialiseerumine, ta on mõnevõrra elitaarne. Et ta tegelikult otsib selliseid väga tarku asju või väga nutikaid asju. Et küsimus on, et kuidas nüüd selle kõrval peaks hakkama saama selline tavaline ettevõtlus. Kuid minu meelest need on kaks eri asja. Ja Arengufondil on juba ka mõtteid nagu järgmiseks võib-olla sammuks või analüüsiks teisest lähenemisega, et Eestit vaadata ka regioonide lõikes. Et millised on sellised tavalise ettevõtluse võimalused erinevates regioonides ja erinevates maakondades siis. Ja need on minu arust kaks erinevat analüüsi ja see nutika spetsialiseerumine ei saagi vastata sellele, kaudselt saab, et majanduse konjunktuur paraneb, võib-olla 10 aasta pärast on keskmine palk selle läbi kõrgem. Aga võib-olla tõesti sellise 500 ja 1000 eurot teeniva inimese
probleemid täna nii otseselt ei lahenda, et me peame selleks tegema erineva lahenduse ja selleks on meetmeid ka. Nii et ma arvan, et see on tehtav. Nii et minust väga õige teemapüstitus ja just see näitab seda, et me ei saa sellega nagu piirduda, me peame siit edasi minema. Ma ei tea, me räägime 150 miljonist 7 aasta peale. See on natuke üle 20 miljoni aastas. Võrdlusena teistest valdkonnast ma tegelikult ütleks seda, et me täna siin Arengufond on meile paralleelina spordist öelnud, et mis on need valdkonnad, mis võiksid nagu olümpial edukad olla. Ja me räägime tegelikult infrastruktuuri loomiseks selleks, et kas siis see mäesuusatamine või jalgpall või golf või mis iganes nagu jõuaks sinna. Et ma arvan, et see pigem esmases vaates kindlasti hoopis suurendab ebavõrdsust, aga me teeme seda selleks, et kui mingi valdkond nagu jõuab olümpiale, siis rahvasport tuleb järgi. Tinglikult. Et mina kujutan seda ette nagu sellise loogika ja sellise mehhanismina, mis tegelikult selle 3 või 5 või 7 või 9 aasta pärast peaks selle massi nagu järgi tooma. Ja nüüd ma küsin kontraküsimuse vastu, et kui ta ei jõua olümpiale, mis siis rahvaspordis saab? Ja diskussioon ongi, et kas vaadates neid olümpialasid või kohe rahvasport? Jah, aga ma ütlen seda, et ma arvan, et see 20 miljonit aastas ei ole mingisugune selline summa, mis nagu ära tapaks. Et siis me vaatame peeglisse, ütleme, et oleme valesti teinud ja 2-3 aasta pärast leitakse mingid uued valdkonnad, on ta vettehüpped või mingisugune teine või kolmas asi. Tinglikult öeldes. See infrastruktuur tegelikult, mida me loome, ma arvan, sobib ka vettehüpete jaoks. Ma lihtsalt toon näiteks seda, et ma olen neid takke nagu näinud suht lähedalt. Ja see kriitika on nagu õige, et nad ei tegele õige asjaga. Aga meil on täna olemas infrastruktuur, meil on takkides, ma peast ütlen, mingi 400-500 inimest, kes tegelikult tegelevad teadusega, oskavad, püüavad vähemalt leida sellele mingisugust majanduslikku mõtet. Ja kui nüüd need nagu ümber struktureeritakse ja tekitatakse mingi majanduslik mõte, siis see baas on olemas ja sealt pealt on võimalik hästi kiiresti minna väga õigete ja väga edukate teemade peale, mis on äriliselt edukad. Kui seda baasi ei oleks, siis meil pole mõtet rääkida mingisugustest tööstuslikest laboritest või ütleme upstreamingust, et sa suudad katseklaasist minna tööstuslike mahtude juurde. Et see, mis me täna teeme, ma arvan, et see on selline infrastruktuur ja võib-olla peabki olema natukene selline udune. Ma arvan, et see Erki märkus on selles mõttes õige, et vaadake, kuidas maailm tegelikult täna muutub. Et Facebook ostis ära Instagrami, makstes sellest $1 miljardi ja seal oli 13 töötajat. Et 15 aastat tagasi see oleks võimatu olnud, sa ei saa nii suureks kasvada. Täna see selline kasvamise barjäär on kogu aeg järjest väiksemaks läinud ja mina arvan, et üks, mis suur maailma trend on, et selline top 5% maailma tarkusest loob kogu aeg järjest rohkem väärtust. Täna loob rohkem kui üle 10 aastat tagasi loob järjest rohkem. Et selles mõttes see elitaarsus selle nutika spetsialiseerumise puhul minu arust on aktsepteeritav. Et me otsimegi seda, et äkki me suudame midagi suurt luua väikse võib-olla mahuga. Skype on näide sellest, et küll ära leierdatud väga palju, aga üks asi on see, mis ta maksutulu toob, teine on see, mis ta selle samaga Erki mainitud infrastruktuuri või platvormina on andnud inimeste peadesse. Et see on minu arust võib-olla 5 korda suurem väärtus isegi. Et see tegelikult see loob väga palju uusi asju. Et minu arust see on see, mida me otsime selle nutika spetsialiseerumisega. Ma tahaksin paar sõna rääkida sellest nagu poliitökonoomiast, mida mina näen oma pensionipõlvest ruulimas, aga kui sa paneksid need paar viimast slaidi on nad, Kristjan, sul käe pärast. Lõpus? Jaa, need lõpugraafikud. See on nüüd algus, pane lõpp, sa võid isegi rullida, mitte lõppu, vaid siit algusest tahapoole. Ühesõnaga, need on paar graafikut ühes mu ettekandes, mis ma pean. Jah, täitsa lõpus palun, jah, veel. See on aastast 2001, mida Tartu analüütik ütleb, aga võt see. Et eelmine peaks ka olema. Eelmine joongraafik peaks ka olema, võt see. Vaadake, selline on nüüd see kapitalism, nagu me teda teame ja nagu juba Karl Marx teda teadis. Algul on üks sektor nagu sõdurid, pungad, invaliidid, kes ei osale, eks ole, ostus-müümises. Keskel oleme meie ja meid on väga palju. On võimalik laial tänaval väikses pagaritöökojas teha saiu, hoolimata sellest, et Mustamäel põrutavad Fazer ja Leibur, eks ole, oma toodangut. Ja neid väikekodlanusi, keskkodlanlasi oli ja on praegu väga palju, tohutu mass, ja siis lõpus on rikkad, siis ütleme raudteede või pankade omanikud. Nüüd järgmine slaid peale. See on nüüd see uus majandus, millesse me oleme süübimas.
lugu on selles, vaadake, kui me vaatan seda ala, millel mina töötan, aga ma tahan sellest nagu abstraheeruda kõrgemale. Ma töötan üldiselt reklaamimüügi alal järjest rohkem internetiplatvormidel ja mida ma näen ja mida te kõik näete maailmas toimuvat, on see, et hästi kiiresti, nii nagu Kristjan Lepik ka just praegu ütles, juhtub see, et superserverid söövad ülejäänud ära. Näiteks kui me vaatame rahvaste üles ehitatud omavahelise suhtluskeskkondasid, vaatame, mis juhtus meie eestlaste reitiga, mis juhtus leedukate on.lt-ga, mida Facebook tegi Poola suure suhtlusportaaliga nimega Nasha Klassa, millegi pärast nad panevad selle nagu naissukku, selle Nasha Klassa. See, mida internetimüügiga teeb Amazon. Amazon teeb nii, et kui sa oled kohalik ettevõtja, kirjastaja ja annad näiteks Andrus Kivirähu romaani välja 10 000 tiraažis, esimese 500 selles paned poole hinnaga. See Amazon põrutab, kuna algoritm ütleb kõik poole hinnaga, ta müüb teised maa sisse. See juhtub varsti. Üleval seisavad seal Jeff Bezos, eks ole, Mark Zuckerberg ja veel 18 kuningat. Mis on sellise uue poliitökonoomia mõte? Selle mõte on see, et me jätkuvalt jääksimegi oma metadatat, ehk seda, kus mina või Urve Palo või Ville või Raivo Vare käis, mida ta vaatas, mida ostis, ära andma tasuta. Selle järgselt me kõik anname ära minu heade ajakirjanike tehtud uuriva materjali, intervjuud tasuta, filmitööstus tasuta. Kui te räägite meie autorikaitsjatega, Mikk Targoga või Maarjo Kivistikuga, nad ütlevad, et YouTube'iga lihtsalt on võimatu rääkida, et Eesti autor saaks YouTube'is mingi raha, see on võimatu. Inglise autorite koondis ükskord püüdis, pika vinguse peale YouTube tõmbas 9 korraks Briti autorid lihtsalt maha. Ütles, kas nii? Need ütles, et ei ole vaja. Nad ütlevad, see on teile reklaam, see on promo, mis me teeme, olge õnnelikud. Kuhu see viib, on selge. Järgmisena neelatakse võib-olla tehnilised arhitektid, võib-olla tänu meie oma Eesti GrabCAD-ile. Kui keegi tahab rahvusvahelise konkursi teha ja internet on esimest korda totaalselt rahvusvaheline, totaalselt barjääride, tariifide vaba majandus, siis ta teeb selle konkursi näiteks 2-korruselise Alma garaaži peale niimoodi, et selle võidab mõni praktikant Paraguayst, Peruust või Uruguayst. Ja jääb kogu aeg sinna tulema inimesi, kes tahavad oma esimese praktikatöö anda tasuta, oma esimese luuletuse, oma esimese essee, oma esimese muusikapala. Suur osa publikust selle tulemusel vaesub. Nüüd milles oleks võib-olla Euroopa Eesti šanss? See ei saa nii kesta. Peaks olema taolist laadi majandusmudel, IT-platvorm, sealhulgas, kus igale tootele seonduks taha üks saba, üks tag, kus on kirjutatud, et see interjööri disain, see uuriv artikkel, see laul on tehtud selle ja selle inimese poolt, kes saab siis murdosa sendist iga kord, kui see netis liigub. Kuidas seda kvalifitseerida, kvantifitseerida, milline traffic peaks olema rohkem hinnatud, milline väiksem? See on juba tõesti mudeli küsimus, aga tuleb leida mudel, rahvakapitalismi mudel, kus superserverid ei võtaks seda kõike endale ja ei saaks ainsaks ülemaailmseks arendus- ja võimukeskuseks, nagu me näeme ka suureks luureinfokeskuseks. Ja see asi peaks esimesena saama proovitud just nimelt väikesel testplatvormil, nii nagu me Eestist enne rääkisime. Aitäh! Hansu poolt väga hea kommentaar ja ma arvan just... Kommenteeriks ühte asja, et ma näen väga selgelt kohta, kus kohas üldse on võimalik selline asi ära lahendada. See platvormi asi ja see on muidugi kõik üks asi, aga tegelikult see on küsimus WTO tasemest, Maailma Kaubandusorganisatsiooni tasemest. Ja ainult seal on võimalik see ära lahendada. Mitte kuskil mujal. Ja ma isegi ei usu sellesse ka hästi. Kahjuks. Et see on väga julm ja tegelikult nii on ja praegu me näeme, et on üks jõud, kes suurte multinatsionaalidega on sõdinud, on Euroopa Komisjon, kes on tegelikult väänanud trahve sellistele firmadele, kelle käibed on 50 miljardit ja 70 miljardit ja praegu on, nagu te teate, see Gazpromi lugu arutusel on ju. Ja see on jõud, on ju, et siin tegelikult ükski ettevõte on nii jõuetu, et ta ei suuda mitte midagi teha. See on täiesti rahvaste ülene, riikide ülene teema. Ja see on väga tõsine teema tegelikult, mida sa rääkisid, on küsimus ärimudelist selles valdkonnas. Ja sellest, et ärimudel, mis praegu on, lõpetab sellega, et praktiliselt ütleme, see on muide kapitalismi olemuse küsimus, et tal on loomus iseenda aluseid hävitada.
ja vaba konkurents ära hävitada ja tekitada 3 suurt, kes jagavad turu ära. Ja tegelikult see on väga huvitav filosoofiline küsimus, tegelikult kui lasta kapitalismil ise vabalt areneda, siis ta hävitab iseennast. Ja see on hea näide selle kohta. Ja. Ma ütleks võib-olla siia veel juurde, et tegelikult siin on mitu aspekti. Miks ostis see sama Facebook Instagrami? Sellepärast, et ta ise on juba nii suur, et ta ei suutnud piisavalt kiiresti innoveerida. Nii et minu arust on seal ka peidus see asi, et ma ei ole nõus, et kapitalism kasvaks ainult suurteks, sest need väiksed on paindlikumad ja nad suudavad kiiremini asju järgi teha. Et Microsoft Skype'i ostis täpselt sama asja pärast. Suured on liiga paindumatud. Ja ausalt öeldes ma arvan, et see on ka Euroopa probleem, et Lääne-Euroopa on minu arust täna liiga staatiline ja see loob strukturaalse väga tõsise probleemi. Ja ma ütleks niimoodi, et seda Hansu graafikut ka vaadates, et väga hea graafik, tegelikult tõesti maailm muutab selles suunas. Me peame sotsiaalselt ka mõtlema selle peale, et kui need serverite omanikud järjest suuremat rikkust võtavad, et kuidas me seda tasakaalustame. Ja ma arvan, et maailm muutub ka järjest rohkem sinna, et keskpärane on väga halb olla. Ehk et tegelikult, ma arvan ka Prantsusmaa, ma ei tahaks fundamentaalselt olla 10 aasta lõikes, ma ei tahaks ka Hiina olla, kuigi paljud seda täna arvavad, et see on hea mõte, sest nad on keskpärased. Keskpärasust automatiseeritakse tehnoloogia abil järjest rohkem välja. Sa pead olema pigem sellest teravas otsas, et edu saada 10 aasta pärast. Selline repliik. Ville? Ma ei ole päris nõus sellega, et vaata see näide, mis sa tõid suurte väljaostmise kohta, siis tegelikult see viib olukorda, mis oli aastal 2000, mis pärast interneti mulle esimest korda lõhkeseks, kus tegelikult iga startup mõtles juba ette, kellele ta ennast müüb, eks ju, päeva lõpus. Ja käive ei olnudki oluline, vaid kui te mäletate, siis vahetult enne lõhkemist oli klientide arv oluline, eks, ja üks klient oli seal tipp oli vist $300, et kui sa suvalise teenuse viskasid veebi, mitte mingit ärimudelit ei olnud, kogusid lihtsalt palju kliente, siis sind osteti ära hinnaga $300 per klient, et kui oli näiteks 600 000 klienti, eks ju, siin Skandinaaviaski oli näiteid, kus osteti lihtsalt kokku selliseid suvalisi teenused, millel mitte mingit nagu lisaväärtust tegelikult ei olnud, kliendid või inimesed lihtsalt regasid ennast ära, eks ju, lihtsalt, et saada jälle testida mingit uut teenust. Et kui me niimoodi edasi lähme, siis tegelikult päeva lõpus on olukord, kus on hunnik suuri, kes korjavad turult raha, nagu Hans rääkis, ja siis kõik ülejäänud, see innovatsioon mõtleb lihtsalt välja uusi startup'e, mis oleks suurtele meelepärane, mida nad saaks neile müüa, aga see ei ole lahendus, sest see teeb suured ju päeva lõpus veel suuremaks. Et tegelikult lahendus oleks ikkagi teatud selline mitmekesisus ehk ärimudelid tekiks ikkagi seal allpool ka, et müüakse ärimudeleid suurtele, mitte konkreetselt lihtsalt mingid ideid, mida siis suured sellest, et nad saavad aru, et nad on juba dinosaurus, lihtsalt soppuvad kokku, millest osad siis jäävad, osad ei jää. Ja minu arust see on hästi ohtlik minna seda teed, et ka näiteks Eestis, eriti siin väikses Eestis, et me laseksime ettevõtluse nagu areneda selles suunas, et iga ettevõte Eestis mõtleb oma sektori sellist tippu või kõige suuremat ja siis nagu planeerib ja disainib oma ettevõtte, eks algusest peale selle järgi, et olla meelepärane siis sellele suurele rahvusvahelisele ketile, kes ilmselt ta ühel päeval ära ostab. Et see on minu arust väga ohtlik tee. Ma võin ka korra tahtsin Urmase mõtet kommenteerida, ma arvan, et tõepoolest on selle kontsentreerumise taga või selle vastu võimalus ongi Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu, aga samas kui me vaatame Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekke taga, et siis seal taga tegelikult oligi Hollywood ja Silicon Valley, et see, ma arvan, et see ei ole juhuslik, et täna meil superserverid on nii võimsad ja nad suudavad seda raha üle maailma kokku korjata, et see ongi maailma ehitajate pettus, et see ongi see arhitektuur seal taga. Ma kommenteeriks, et see tegelikult sellel protsessil on 2 poolt, ühed on need superserverid, kes teeb, mida iga kapitalist teeb, nagu Karl Marx ütles, et 300% kasumi ja mõnel see täpselt nii on, selle eest teeb kapitalism juba ükskõik mida, eks ole. Aga teine osa on meie kui tarbijad, et küsimus on selles, et me anname oma metadata neile superserveritele ja nemad teevad sellega äri. Aga meie ei küsi selles, kuna meile jääb mulje, et see on kuidagi kasulik, et me saame seda tasuta. See on juhtunud nagu umbes keegi oleks teinud rahvaküsitluse, et kas jaotame maksutulud ja riigikassa kiiresti laiali, enamus ütleb jaa, aga see on kuidagi nagu nii lollisti juhtunud, et keegi ei küsinudki. Nüüd oleks tegelikult, mida nüüd see organisatsioon või need akadeemilised nõukogud võiksid teha, et hakata väheke mõtlema, mismoodi institutsionaliseerida see, et kes kasutab teise metadatat, peab talle mõne penni andma.
selles mudelis on küsimus. Tervishoiu valdkonnast ma jätkan. Et see sama kuulus personaalne meditsiin, mida meil nüüd vähemalt räägitakse, et kohe hakatakse tegema, et selle metadata osas näiteks USAs on olemas selline sait nagu 23andMe. Võid osta sealt omal geenikaardi ja saad oma kõik terviseriskid teada. Seal on täpselt samamoodi tehtud nii, et sa maksad sellest suhteliselt vähe, aga neid andmeid võib hiljem siis farmaatsiatööstusele müüa, seesama keskkond. Meie läheme nagu seda teed pidi, eks ole, et meil ei ole ärimudelit, aga me teeme kõigepealt riiklikult suure programmi ilma ärimudelita. Et mida sellest siis järeldada ongi see, et lõpptulemus on see, et meil on riiklikult teeme fancysid asju, aga kas me suudame neid ka, ja lõpuks me kaotame ikkagi nendele samadele, kes seal otsas istuvad, eks. Et lihtsalt repliigi korras, et terviseandmetega hakkab sama asi toimuma. Ja me tegelikult ka ei tea näiteks selle personaalse meditsiini osas, et kuhu täpselt need meie geeniandmed siis jõuavad, eks.